Tänases meistrinurgas teeme sügisesse vägagi asjakohase ja sobiva asja. Nimelt valmistame õunakasti. Kõik me hakkame ju sügiseti, kellel vähegi õunapuud aias on õunu korjama ja vana kombe kohaselt on ikkagi tore neid ka talveks hoida. Aga seda on hea teha just spetsiaalsetes õunakastides. Kasti materjaliks valime höövelpuidu. Teeme jälle toote selliselt, et on vaja kasutada ainult ühte sorti materjali, ei pea erinevaid kokku osta. Täpsustan 2 sorti. Põhikast tuleb siis 18x70 höövellauast ja nurgapostideks võtame 45x45 höövelmaterjali. Õuna hoidistamise puhul räägitakse, et üldjuhul ei tasu ladustada õunu rohkem kui 2 kihti üksteise peale. Mõni isegi ütleb, et oleks soovituslik 1 kiht, et siis ta säilib kõige kauem, tal tekib vähem plekke ja kui kuskil hallitus tekib, et ta siis ei levita seda hallitust või mädanikku teisele õunale. Meie valmistame oma õunakastid sellised, et 2-3 kihti mahuks, olgem ruumiga kokkuhoidlikud. Oma õunakastid teeme üsna lihtsalt. Nurkadesse paneme 45x45 postid ja ülejäänud laudis ümberringi ja põhi on siis 18x70 höövelpuidust. Meil on sisuliselt tegu moodulriiuliga. Need kastid võime me ladustada üksteise otsa kuni keldrilaeni välja ja siis vastavalt sellele, kuidas nad saavad tühjaks või kuidas me neid alguses ladustame, me saame seda ükshaaval teha. Ehk et meil ei ole ühes tükis suur õunariiul, mida praktiliselt on võimatu keldrist eemaldada. Need õunakastid on sellised, et kasti serva vahelt pääseb käsi vabalt sisse ja me saame võtta siit seest oma õunad ja amps süüa. Kasti tegemine on lihtne. Kõigepealt teeme valmis kasti põhja, siis teeme küljed ja paneme kogu selle asja kokku. Nagu ikka iga töö juures on mõistlik kasutada erinevaid šabloone, et mitte mõõta ja sättida mõõdulindiga, sest et siis on vead kerged tulema. Paneme ka siin vahe kastidele täpselt siis selle sama laua paksuse jagu, siis on hea lihtne. Nüüd põikipuude sättimisel me peame arvestama sellega, et hiljem hakkavad need nurgapostid toetama pealmist kasti ja pealmisel kastil on põhja all samamoodi selline süvend, milleni me kohe jõuame, mida ma näitan eraldi. Ja see tähendab seda, et need postid peavad sinna süvendi sisse minema. See tagab selle riiuli stabiilsuse, et see ei saa kuskile poole maha libiseda. Seega võiks panna selle nurgaposti järgi paika selle asukoha. Laseme kasti kokku naeltega, naelad on hea lihtne paigaldada ja jääb kogu projekt ka piisavalt tugev. Kuna küljelauad ulatuvad täpselt nüüd lauapinnani, siis järgmiseks panemegi esimese riigi küljelaudusi paika ja alles siis paneme sisse nurgapostid. Nüüd me võime järgmiseks nurgapostid rahulikult sisse panna. Siin järgmise lauakihi panekul kasutame täpselt samamoodi jälle oma vaheklotse, mis tagavad siis selle õige kõrguse. Ja meil ei ole mingit muret sellega, kas satub õige koha peale laud või satu. Ühe väikese lisaasjana ma natuke modifitseeriksin neid postide otsasid. Nimelt, kui me siia nüüd järgmise kasti peale paneme ja näiteks mingi asi ei klapi, kas järgmisel kastil on mõõt natuke teine või siit need otsad jäid natuke kuidagi laiali, siis ta ei pruugi sisse minna. Aga kui me nüüd otsad natukene koonusesse laseme, siis on juba palju kindlam, et see järgmine kast veab ennast siia ilusasti paika. Nõnda. See on siis meie moodulriiuli alumine kiht ja see on äsja valminud ülemine kiht. Nõnda.
mina ütleks kena stabiilne, et niimoodi võib küll terve keldri kõrguses 2 meetri kõrguse torni nendest ehitada. Mis me nüüd siin teinud oleme, on see, et alumisel kastil jätsime alla jalad, ehk siis, et see oleks põrandalt kõrgemal. Alumine kast on ka suurem, et panna midagi suuremat, näiteks tõesti mõni suvikõrvits või suurkõrvits või kapsas. Ja ülemine on siis see niinimetatud õunakast. Et siia tuleb nüüd peale teine kast, kohe näitame. Kui nüüd siin peal on teine kast, siis siit mahub rahulikult käega neid õunu võtma ja valima vastavalt sellele, kuidas tuju on, kas tahad suurt ja punast või väikest ja kollast. Kui täna olid teemaks meil õunad ja õunakastid ning ka köögiviljakastid, siis kaugel see kartulite aeg on mõned kartulid juba üles võetud. Räägime järgmine kord kartulite salvede tegemisest.